Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Armas advendikontserdi publik ja esinejad, armas Milde Lisbeth kõikide omastega. Piibli prohvet hüüab: valmistage Issandale teed, Issand tuleb jõuliselt. Meenutan taas seda piibli kutset, mis pandi kirja juba mitu sajandit enne Kristuse sündi ja mida me loeme just nüüd tema hällipäeva eelsetel nädalatel. Omaenda kodulinnas me uhkustame ikka ja taas meie tänavuste saavutuste üle, kus me oleme uuendanud oma teede olukorda, kujundanud ümber oma käiguradu ja paigaldanud uusi sillutisi. Piibli tähtsa sõnumi järgi me peame aga meeles pidama eriti seda, et me oma tulis töös ja askeldustes jõulude puhul ja argi ajal esmajoones sillutaksime teed Issandale Jumalale ning tema Pojale, meie päästjale Jeesusele. Et me seda teed rajaksime omaenda südames, omaenda elus, oma töös, tegevuses, teenimises. Et me avaksime temale kõik teed, kõik ligipääsud, kõik suunad, küljed ja nurgad, et tema saaks tulla meie juurde kiirelt, otse ja mugavalt. Valmistada teed Issandale tähendab ka valmistada teed ligimesele ja valmistada teed armastusele, et meie süda oleks avatud tähele panema kaaslast, et tema pääseks meie juurde sidet looma ja sidet hoidma kõige lihtsamad teed, et meie abi oleks avatud küllalt hõlpsasti ja otse. Et me ei sulgeks ühtegi armastuse ega teenimise teed, ühtegi väravat ega ust, ühtegi armastuse külge ega nurka. Viimaks soovime ju igaüks, et meile endile oleks alati avatud meie tee. Ängistaval hetkel ütleme, et meie ees on tee püsti, pääs on suletud, meie edud sumbub, meie sammud osutuvad tühiseks ja võimetuks. Kuid meie tee saab olla avatud ja edukas, kui meie ise avame tee Issandale, kui me ise avame tee ligimesele ja avame tee armastusele. Sest Issand kannab meid teel edasi tema igavese kuningriigini. Ligimene kannab ja juhatab meid teel edasi oma abi ja oma nõuga. Armastus kannab meid teel edasi oma soojuseni, oma nõuga. Avagem kõik teed Issandale, ligimesele ning armastusele. Me tõuseme ning palume koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevaste leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu ja hoidku sind kõige vääriline kolmaisus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Kaunist ootusaja jätku.
saatus on midagi sellist, mida me ei saa muuta, siis mina usun, et saatus on see, mida saab muuta. Seda saab muuta tahtes, seda saab muuta tohutult pingutades, seda saab muuta kõikide ühise pingutuse ja mõtte jõuabi. Nii nagu ka Milde Lisbeti lugu tegelikult ju see, et nagu lugesin, et ema Ilona ütles, et on väike looduse vingerdus olnud see. Aga me tegelikult teame ka seda, et ka Milde lugu on minemas positiivselt poolelt. Ja positiivse suunas, kui me kõik üheskoos siinsamas ka ühendame mõttejõud, tahtejõud ja loomulikult see rahaline panus, mis meie kõigi siin koos viibides kantakse, on kindlasti abiks. Aga veel kord suured tänud, kui ma ütlesin 10. aasta, siis selle 10 aasta jooksul on tehtud palju head, et suured tänud siis ma vaatan vallavalitsuse poolt, jah, et mis mine teas, ma olen ära vallavanem, et läks algab meelest ära, et suured tänud nendele tublidele naistele, kes seda jõuluootust veel selliseks südamlikumaks on tegemas. Ja usun ja loodan, et see tegevus jätkub ka tulevikus. Ja Mildele võib-olla nii palju, et ma lugesin, et üks sinu suurimaid soove on, üks nendest on saada modellina siis ajakirja esikaanele. Et see on siis Milde üks soov, sest ma arvan, et meil on siin ka Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik, ja võib-olla saame juba selle soovi täita nüüd ja kiiremini, et proovime seda ka, et saad ilus laps ja ma arvan, modelli mõõtu oled sa juba kindlasti praegu, et võib-olla saame juba koos ühisolemisega ka siis selle ära teha. Aga veel kord ilusat jõuluaega, ilusat jõuluootusaega, aitüma, et võite kõik koos head tegema Mildele ja Milde perele soovin jõudu jaksu, paranemist, tervist ja kõik läheb hästi, kui vaid tahta. Aitäh! Tere, mina olen Marius. Tere, mina olen Michelle. Me täname härra vallavanemat ja õpetaja härrat omapoolse sissejuhatuse eest, 3. advendile ja ühtlasi ka meie kontserdile. On välja kujunenud, et 3. advent on just see päev, mil saab toimuma õdus õhtu täis mõnusat muusikat. Kui me üksteist ei aita, siis kes seda teeb? On olnud MTÜ Usun headusesse tunnuslause nende esimesest kontserdist alates 10 aastat tagasi. Jah, see on tõsi, juba 10 aastat järjepanu oleme tulnud siia meile nii omasesse kammersaali nautima head muusikat ning toetama omapoolse panusega abivajajaid. Tänase õhtu väike staar printsess on 6-aastane Milde Lisbet. Milde Lisbeti suurimaks unistuseks on kõndida, joosta, tantsida ja nagu ka vallavanem mainis, poseerida ajakirjakaanel. Ja meie üheskoos saame selle unistuse täitumisele kaasa aidata. Tere sulle, Milde, koos perega! Soovime sulle, sinu perele ja kogu publikule meeldivat muusikalist elamust, et igaühe põue poeks pisike killuke jõulutunnet. Aga alustagem. Palume lavale meie kohalikud poisid, ansambel Manfred. Palun!
Tere! Meie oleme siis ansambel Manfred ja meie esimeseks looks on üks Kierkegaardi lugu, How to tie a tie. Järgmisena siis Robert Glasberry Downtime.
Järgmiseks siis Espen Ericssoni In the Woods.
Aitäh Manfredile. Juhendajaks on Helin Karja. Löökpillidel oli Egnar Hernits. Pianist Taido Purasson. Ja bassil Ott-Mait Põldsepp. Meil on olnud tavaks, et kõik esinejad ütlevad ühe hea soovi meile kõigile, aga eriti väiksele staarile Milde Liisbetile. Manfredi poisid, millised on teie jõulusoovid? Rahulikke jõule. Lumiseid jõule. Soovin palju soojust sulle ja sinu perele ja ma loodan, et kõik su soovid lähevad täide. Aitäh! Kuid meil on siin saalis veel esinejaid. Rolf, mida soovid just sina nüüd ja praegu? Mida ma soovin? Ma soovin, et inimesed usuksid iseendasse ja et nad hoiaksid oma lähedasi, sellepärast et inimsuhted on siin maailmas kõige olulisem.
Nere-Liis, milline on sinu soov meile kõigile? Mina soovin kõigile südamerahu. Pole midagi paremat minna magama ja hommikul ärgata üles teades, et su süda on puhas. Sul ei ole mingisuguseid halbu asju hinge peal. Kõigile teile tõepoolest südamerahu ja väikesele Mildele ma soovin, et see lootuskiir, mis sinus on, ikka veel edasi püsiks, et küll kõik läheb paremaks. Aitäh! Bent Järve, aga milline on sinu jõulusoov? Ma arvan, et kõikide soovid täituksid ja jah, et soovid täituksid ja rahulikke jõule. Kas Milde, sina oled vaadanud koos ema ja vanaemaga televiisoris saadet, su nägu kõlab tuttavalt? Aga meil on sulle üllatus. Meie järgmised esinejad, nii Nere-Liis kui ka Rolf, on selles saates osalenud. Täna nad kelleski teiseks ei kehastu ja võõra häälega ei laula. Nad laulavad täna ikka päris oma häälega. Kas olete põnevil? Mina sammuti. Ärme lase siis publikul kauem oodata. Meie järgmiseks esinejaks on lauljatar, kes on üles astunud muusikalides. Legendide lahingus räppinud nii, et kenkagi kahvatuks. Daam, kes on lummanud oma hõbehäälega meid kõiki. Temaga koos kutsume lavale laulja, kelle hääle ulatust kadestavad enamus Eesti lauljad. Kes meist ei teaks tema poolt näosaates esitatud Farinellit? Palume lavale Nere-Liis Vaiksoo, Rolf Roosalu ja Bent Järve. Aitäh selle võrratu sissejuhatuse eest. Meil oli küll plaanis rääkida teistsuguse häälega. Armstrongina ma saan aru. Tere õhtust. Tere õhtust. Väga hea meel siin olla ja teid on nii palju, et ma vaatan, kas te seal taga ikka saate istuda. On teil kohad olema? Ei ole. Siin ees vabanes praegu 3 kohta. Siin ees vabanes 3 kohta. Me katsume nende pritsmetega olla niisugused tagasihoidlikud. Märjaks keegi ei saa, nii et tulge aga, palun. Tulge. Ja vaip on ka siin maas kenasti. Saate rullida mõnusasti siin. Me oleme Nere-Liisiga täna siin sellepärast, et meie eelkõige usume ka headusesse ja tahamegi omalt poolt teha sellise muusikalise pai, kui võib seda öelda, Mildele siis. Milde, sa oled nii häbelik? Sa sellist laulu nagu Talvemõnumaa tead? No vaatame. Lööme selle laulu lahti ja siis äkki tuleb meelde. Saad kaasa laulda, õnne? Kutsub õue, jõulurõõm, tungib põue, on langemas lund, on imede tund, eesin ootab talvevõua. Eemalt näed sinilindu, kõrgelt näed tõusvas lendu ja soovid sul kõik täitada võib, kui sa kõnnid talvevõumaa. Lumememmed janutavad paaris, päkapikud tule ümber reas, kingikotid kuhjatud on saani, ka jõuluvana liigub nende seas. Loojub päev, pea on pime, kuid suves sünnib ime, siis säraval ööl, siis täine ööl, kui sa kõnnid talvevõumaa.
noored jalutavad baaris, päkapikud tule ümber reas, kingikotid kuhjatud on saali, ka jõuluvana liigub nende seas. Loojub päev, peab pime, kuid suves sünnib ime, sest särama lööb siis täine öö, kui sa kõnnid talvemaa, sest särama lööb siis täine öö, kui sa kõnnid talvevõlu. Aisagel, kella kauge hüüd. Suur tänu. No loodame, et selline imeline talv Võlumaa meile ühel hetkel akna taha ikkagi joonistub. Selleks oleks muidugi hädasti vaja ju lund. Ja lumi on meil sel aastal olnud niimoodi, et üks päev on, üks päev ei ole. Nagu naiste tuju, ütleme niimoodi. Muutub nagu ilm. Ja järgmine laul kannabki pealkirja Sajab lund. Ärkasin ja sadas lund ja lilled mu akna peal, na mulle ju öelda ei tea, kas ja millal näen sind taas. Hommikul mantlis soojus, kannun kohvi, et ärgata, su naeratust ei lootnud täna lehes märgata. Sajab lund, ei varja torm, kui näen sust tund, veel raskem on. Sajab lund, ei aita see, kui näen sust tund, on raskem veel. Vahtu vaatan vanni vees, kardan silmi sulgeda, sinu pilt minu silmade ees on selgem veel kui ilm siis saa. Peegel mind ka ei paita ja meiksin palju ei aita, mida tegema pean. Täna koju jääma peaks. Sajab lund, ei varja torm, kui näen sust tund, veel raskem on. Sajab lund, ei aita see, kui näen sust tund, on raskem veel. Sajab lund, ei varja torm, kui näen sust tund, veel raskem on. Sajab lund, ei aita see, kui näen sust tund, on raskem veel. Suur tänu. Aitäh!
No nii, kui siin juba talve teemale läks, siis üks väga hea minu meelest laul talveaega sobib. Mina olin siis, ma mäletan, väga-väga väike, kui see lugu juba oli kuulus ja seda esitas ansambel Karavan ja laul pealkirjaga Talveöö, natukene teine versioon sellest. Suur tänu! No sellise arranžeeringu järgi võiks täiesti arvata, et selle loo autor oleks hoopis nagu Olav Ehal olnud. No just, tegelikult me tegime eelmise aasta jõulutuuriks sellest talveööst sellise variandi ja mis seal salata, mul on väga palju Ehala mõjutusi, sest ka Ehala muusika jääb sinna meie lapsepõlve ikka väga tugevalt sisse. Nii et Agu Tammearg praegu, kui ta poleks teadnud, et see laul tuleb esitusel, ta oleks kuulanud ka huviga, et on nagu minu olgu kirjutatud. Et olgu kirjutatud minu laul. Aga järgmise lauluga on selline lugu, et
kui sellel aastal me käisime siin televisioonis mõni aeg tagasi ja siis saatejuht küsis, et mis on sinu lemmik jõululaul, siis hakkasingi mõtlema, et eks see iga aasta vist tegelikult natukene muutub. Ja selle aasta lemmiklooluks on mul siis Do you hear what I hear? Ja eesti keeles kannab see pealkirja Ütle, kas sa kuuled? Ja võib-olla ta on kuidagi eriti hinges sel aastal, et kui muidu lauldakse nendest jõuluvanadest ja päkapikudest ja talvest ja lumest ja kelgutamisest, siis see laul tuletab meile tegelikult jällegi uuesti meelde, et miks me neid jõule tähistame, miks me üheskoos kokku tuleme ja miks see meie jaoks oluline on. Ütle, kas sa kuuled? Ütle, kas sa kuuled? Ütle, kas sa näed ka? Küsis öödu lamba talle käest. Ütle, kas sa näed ka? Valgust taeva all väike talv. Ütle, kas sa näed ka? Üks täht tantsib keset ööd hiigelsuur ja hiilgav komeet. Hiigelsuur ja hiilgav komeet. Lambatall siis küsis karjus poisi käest. Ütle, kas sa kuuled? Tal siis küsis karjus poisi käest. Ütle, kas sa kuuled? Üks laul kaigub kõrgel sääl merelaineid meenutav hääl. Merelaineid meenutav hääl. Karjus poiss siis küsis võimsalt kuningalt. Kas ehk seda tead sa? Sul on suur palee, soe on see. Kas ehk seda tead sa? Üks laps sõimes külmetab talle kinke, viia ju saab. Talle kinke viia ju saab. Kutsus nii kuningas rahvaid maid. Mul on sõnum teile, rahu eest palvet tehkem vaid. Mul on sõnum teile, see laps, kes nüüd sõimes unne jäi, meile headust valgust ta tõi. Meile headust valgust ta tõi. Ütle, kas sa kuuled?
Nele-Liis Vaiksoo. Suur tänu, aitäh. Ja Vent Järve! Ja ma siin vahepeal silmanurgast jälgisin Mildet ja Milde laulis seal ikka kaasa ja kui Nele-Liis ütles, ütle, kas sa kuuled, siis Milde tegi, ütle, kas sa kuuled. Väga hea. Järgmine kord ei laula mitte Rolf mulle neid päkke siin, vaid sina tuled minuga kontsertile. Milde nõus või? Oled? Milde peab natuke mõtlema. Seedib seda asja natuke. Muidugi, ka siin ei tohi tormakaid otsuseid teha. Tark ei torma, eks ole. Mõtleme asjad läbi ja siis räägime edasi. Aga mis ma oskan vastu panna sellele loole? Ma tean ühte lugu nimega Trummipoiss, väike Trummipoiss. Et minu meelest on see laul ka, mis käib jõuludega alati kaasas. Ma mäletan, kui ma olin väike, taaskord, siis vist käivad need jõulud kuidagi, on nagu kõige rohkem hinges. Rohkem nagu laste jaoks kuidagi tunduvad need jõulud. Ja siis ma mäletan, meile tol ajal veel kuulati kassettide pealt muusikat ja meil oli kodus Bonnie M-i kassett. Lisaks sõnajalgade kassetile loomulikult. Ja sellel Bonnie M-i kassetil oli minu meelest üks nende hittidest Little Drummer Boy. You see, our finest gifts we bring, to lay before the King. So to honor him, I have no gift to bring, that's fit to give a king. Shall I play for you on my Mary nodded, the ox and lamb kept time, I played my drum for him, I played my best for him, then he smiled at me, me and my Aitäh! Rolf Roosalu! Mis nüüd mina või mis nüüd sina? Tänase õhtu peaesineja on meil siiski siin ees. Head soovid ja
tunded ja kõik muu läheb Mildeveole teele. Aga järgmine laul, samuti jõululugu ja tegelikult ongi väga õige aeg seda neid jõululaule nii-öelda laulda, sellepärast et täna on ju ka 3. advent. Ja ma arvan, et te kõik teate seda laulu ja te olete, ma võin kihla edada, et pooled teist on laulnud kusagil koorides, käinud laulupidudel, te kõik mõistate laulda ja seda laulu ilmselt päris paljud teavad peast ka, Püha öö, et võib-olla laulame seda kõik koos. Jõuluaeg on ju ikka hea niimoodi ühte kuuluda. Muidugi. Laulmine on parim viis ühte kuuluda. No väga ilus, aplaus teile endale. Aitäh. Meie viimane laul kannab pealkirja The Prayer ehk palve. Ja ma arvan, see on väga kena lõpetamaks meie tänast kontserti ja ma tõepoolest loodan, et teie palvetele vastatakse. Ükskõik, mida te siis ka soovinud pole. Kõik need head soovid, mis siin täna õhtul on soovitud, ma loodan, et need jõuavad teieni, et teie saate edasi anda neid häid soove oma lähedastele ja oma kallitele. Soovime teile imeilusat rahulikku jõuluaega ja loomulikult Milde sulle. Ja see liigutus on juba meil selgelt teada siin esimeses reas olijatele. Südame rahu, südame soojust, hellust, hoidkem ikka üksteist.
and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore resterà, and hold it in our hearts. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera, let this be our prayer. quanta fede c'è. When shadows fill our day, Lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno di la mano alzò vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask the light be è kind il desiderio che and hold it in our hearts. ognuno troviamo When stars go out each night, intorno e dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer, Let this be our prayer. just like every child. Just like every child needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. E la fede che hai acceso in noi sento che ci salverà. Nele-Liis Vaiksoo, Pentjärve. ja Rolf Roosalu.
Ausalt öeldes meil ei olnud õrna aimugi, et me nii populaarseks osutume. Ei osutunud tõesti. Aga hea küll, rahva tungival nõudmisel me siis kordame ühte laulu. Sobib teile? Ja... Teeme midagi lõbusat, selles mõttes, et lähme sellise lõbusa noodiga siit kodudesse pärast, et... Loomulikult laulge siis kaasa. Te olete juba ühe korra seda lugu kuulnud täna. Kella hääl kutsub õue, jõulurõõm tungib põue. On langemas lund, on imede tund, eesin ootab talve põllumaa. Eemal näed sinilindu, kõrgel mäel tõusvas lendu ja soovid sa kõik täitada võib, kui sa kõnnid talve põllumaa. Lumememmed jalutavad paaris, päkapikud tule ümber reas. Kingikotid kuhjatud on saani, ka jõuluvana liigub nende seas. Loojupäev tean pime, kuid su ees sünnib ime, sest särama lööb siis täine öö, kui sa kõnnid talve põllumaa. Päkapikud tule ümber reas, kingikotid kuhjatud on saani, ka jõuluvana liigub nende seas. Loojupäev pean pime, kuid su ees sünnib ime, sest särama lööb siis täine, kui sa kõnnid talve põllumaa. Sest särama lööb siis täine sa kõnnid talve põllu. Aisagel, kella kauge hüüd. Ilusat jõuluaega kõigile, aitäh! Teie ees olid imelised lauljad Nele-Liis Vaiksoo, Rolf Roosalu, ja kitarril fantastiline Bent Järve. Meil on hea meel lavale tagasi kutsuda kõik tänased esinejad ja MTÜ Usun headusesse kollektiiv. Nüüd siis üks väike luuletus kõigepealt. Loen ette teile ühe Leelo Tungla luuletuse. Üks väike jõuluingel, su lähedal on valvel. Ta soojendab su hinge, sel süngel südatalvel. Ta vahel muutub täheks, kui teda vaatad, laps, ja soovib, et läheks sul aina paremaks. Need Leelo Tungla sõnad siis olid täpselt sinule mõeldes, mitte
ja nagu sa näed, kõik need inimesed on tulnud täna siia, et anda oma panus ja olla abiks sinule, et sa saaksid oma unistusi täita ehk tantsida ja ilmselt oma esimesed tantsud avalikult teed sa siin meie kammersaalis mõnel järgneval aastal. Oled sa nõus? Kuna nüüd kõik ei ole seda pisikest printsessi näinud, siis äkki Milde tuleb koos oma ema ja isaga ja näitab meile ennast. Ja mina siis nii kaua see pisike printsess siis on meie tänane aukülaline ja mul on rõõm teada anda, et nii lähedalt kui kaugelt on tulnud annetused ja kõige kaugem annetus on tulnud meile Lõuna-Aafrikast ja see on siis täiesti tõrvaga seotud noormehed, mis te arvate, kes? Eestis väga pikimad odakaared, kuldseim süda, ilmselt ka tulevikust kõik kuldsed tiitlid maailmast. Jah, Magnus on ka sinu jaoks oma annetuse teinud. Ma tahan soovida kõigile teile julgust uskuda, julgust märgata, julgust aidata, julgust armastada ja julgust elada. Ilusat jõuluaega ja Milde, sinul on meil üle anda täna siis sellise suurusega tšekk, ehk sinu ema ja isa ilmselt selle järgneva aasta taastusravi saavad hingata natukene kergemalt. Palju õnne! Täname teid, armas publik. Taas oleme koos teiega teinud head ja hoidkem üksteist. Ilusat jõuluaega ja turvalist koju jõudmist. Aitäh teile kõigile!